Viimastel aastatel on Jõelähtme vallas kuumaks teemaks Linnamäe hüdroelektrijaam ja selle paisjärv. Nimelt ametnikud tahavad selle likvideerida, aga kohalikud elanikud ja vald seisavad sellele tuliselt vastu. Mina olen ka Jõelähtme valla elanik ja selle videoga avaldan ma lihtsalt oma arvamust. Keegi pole mulle sõnu suhu pannud või raha taskusse. Mis siis teeb selle koha nii eriliseks? Jõelähtme vald ütleb, et see on oluline turismiobjekt. Et inimesed käivad siin seda tammi imetlemas ja kalamehed käivad paisjärves kala püüdmas. Tõsi, siin käib palju inimesi nädalavahetustel. Aga miks kalamehed tahavad siia kaladele läbipääsu? Ajalooliselt on Jägala jõgi hea lõhejõgi. Isegi praegu on enne Paisjärve jõgi üsna kärestikuline. Mis sest, et varsti on looduslikuks takistuseks Jägala juga, aga on olemas veel Jõelähtme jõgi, mis annab koelmupaiku juurde. Kuna tegu on Natura loodusalaga, siis seaduse järgi peab tagama kaladele läbipääsu. Siinkohal võib ilmselt küsida, et miks seda läbipääsu ei rajatud juba 10 aastat tagasi. Aga see selleks. Jõelähtme jõe suudmest tammini on 1,5 kilomeetrit. Linnulennult aga tammist Jägala jooni 2,4 kilomeetrit. See tähendab, et kalad saaksid juurde peaaegu 3 korda rohkem kudealasid, kui seda on praegu. Kui keegi räägib, et Paisjärve eemaldamine on ebapraktiline, siis ma vaataks teda lihtsalt suurte silmadega. On üks hea ingliskeelne ütlus. If you build it, they will come. Antud kontekstis võiks siis öelda, et kui sa lood sobivad elutingimused, siis kalad tulevad. Mitu aastat tagasi filmisin ma siin sügisel, kuidas lõhelised hüppasid vastu seina. Kurb. Ilmselt asi on hirmus ja teadmatuses, mis meid ees ootab, kui tamm ära lammutada. Kliki siia ja vaata videot, kus USAs lammutati hüdroelektrijaam ära ning mis siis edasi juhtus. Siin pole ainult küsimus kalade läbipääsust, vaid kogu ökosüsteemist Jägala jõe suudmes. Need setted, mis on kinni tammi taga ja ei pääse merre, tagaksid suurepärased elutingimused nii kaladele kui ka muudele loomadele ja putukatele. Ühise keele leidmine tundub olevat väga keeruline. Aga miks ei võiks lasta Paisjärve alla ja las tamm jääda alles? Win-win! Siis saavad turistid endiselt tulla tammi imetlema ning kalad pääsevad ülesvoolu. Lisaks tekiks siia aastatega ilus jõesäng, kuhu Jõelähtme vald võiks ise ehitada piknikupidamise kohad, kus linnainimesed saavad käia puhkamas. Näiteks nii, nagu seda on tehtud Pirita jõe ääres. Minu isiklik arvamus on, et Paisjärv tuleb alla lasta ja kalad peavad pääsema ülesvoolu. Kellegi isiklikud huvid ei tohiks kaaluda üle looduse heaolu. Elad sa siis siin Paisjärve kaldal või 10 kilomeetri kaugusel? Kui Paisjärve alles, siis mul on lihtsalt kurb. Sest kui me näeme ikka asju ainult oma mätte otsast ning ei suuda näha suuremat pilti, siis me ei saagi kuuluda Põhjamaade hulka, vaid oleme ikka veel endiselt NSV Liidu ajas kinni.